keegi lülitada mikrofonisse. Aga ma püüan siis hetkel hästi kõva häälega rääkida, et lugesin teie küsimusi ja investeerimisvigadest me räägime, püüame selle vea ka ära parandada, keegi ütles, et liiga vähe aega jääb küsimusteks. Aga et on vaja kiiresti põhiteemani jõuda. Elevant on saalis. Küsime kohe meeste käest. Palju te eelmine aasta Planetiga kaotasite? No mina sain kohe aru, et kui ma selle kutse siia paneeli sain, täpselt sel ajal, kui Planet oli kuum teema, et kui mu käest küsiti, et kas ma olen nõus investeerimisvigade toppi tulema esinema ja ma sain aru, et siis on võimalus Planetist rääkida. Planetis minul osalus, kuna ma läksin teises ringis sisse, siis investeering oli kasvanud selle paugu ajaks siis 3,3-kordseks. Ehk siis niimoodi paberil kasumit oli päris kenasti juba tekkinud. Nii et osalus oli niimoodi turuväärtuses ikkagi veidi üle 20% portfelli väärtusest. Lisaks oli mul laenu ka, aga selles mõttes oli õnneks selline vana laen, et ma olin juba enamikku arvestades intressimäärasid tagasi saanud, aga loomulikult peaksin otsa vaatama, et mis saamata jäänud tulu veel lisaks sellele oli. Rahaga, sinu käest ma küsiks seda, et sina promosid ka Planet. Kas see on sinu elu suurim viga? Ei ole ja mina ka... Siin midagi on valesti. Ma ei tea, kuulete või? Jaa, promosin. Ei, see ei ole mu kõige suurem viga. Mina ise kaotasin Planetis 60 000. Ja just valus on see, et nii lühikese ajaga, sest kui panna, nagu Peek tõmbab siin triipe ja seina peale, kui panna ka siuksesse tavainimesele mõistetavamasse aja mõõtmesse, et 2 aastaga kaotada 60 000, siis näiteks mina mõõdan aega nagu Silvia Ilvese meestes ja see 2 aastaga, see on umbes siis 9. Et selle ajaga kaotada nagu 9 jooksul, siis kaotada 60 000 on küll nagu päris valus, jah. Aga samas on rõõm, sest et kuna siin me olime enne ka Paavoga, ma ei tea, miks meid võeti koha täiteks, et kui seda aasta investor tiitlit anti, siis... Nüüd me saame aru, miks me siin taburetil istume, et Levi kindlasti on sofa peal seal kuskil taga. Nüüd me oleme siin paneelis, kus on see saasta investor, et siis vähemalt selle Paavo saame siin. Kütad sa siis edasi nüüd riskantsematesse investeeringutesse või? Jaak pole ammu kirjutanud. Paavo, tuleta mulle meelde, mitme kohaga sinu portfelli numbrid kirjutatakse? Minu portfelli number on 7-kohalise alguses. Aga nüüd, kui sellest Planetist rääkida, et kas siis nagu põhitõed ununesid ära või miks see kaotus ikka tuli? Jah, väga hea küsimus, et ma tõesti soovitan, kes siin on, eriti alustajad, et otsige kõikidel aastatel need investeerimisvigade toppide ajaleheartiklid üles. Saate väga hea õpiku, et ise ei pea kõike läbi tegema. No ma tegelikult Planetiga sidusin ennast 2019. aastal ja ma olin just vahetult enne seda läbinud iduettevõtete analüüsimise koolitused, sest mina kui finantsanalüüsi taustaga ma sain aru, et nendest teadmistest ei ole seal väga kasu, sest ei ole midagi numbreid, mida analüüsida. Ja ma enda meelest, ütleme, tollel ajal ikkagi tegin selle kodutöö ära, et ma sain väga hästi aru, et nõudlus selle teenuse vastu sellel turul on täiesti olemas. Minus oli usk ka sellesse meeskonda, kellest üks oli pikaajalist autorenti teinud ja teine saab aru, kuidas Aafrikas asjad käivad. Ka meeskonna hindamise faas minu hinnangul oli positiivne ja juriidilised kriteeriumid ka tollel ajal, et ka see laen oli tagatud. Nii et tollel ajal see kodutöö oli tehtud, aga mis see õppetund siis, kui me siin räägime õppetundidest, ongi see, et ühest küljest jah, varases faasis iduettevõttesse minek, et see oli ka see, mille ma kindlasti tahtsin läbi teha, et siis äkki ma saan ka oma, ma ei tea, Bolti või midagi taolist. Seekord ei saanud, aga pühitakse põlved puhtaks ja minnakse edasi. Aga see, kus need õppetunnid siis hiljem tulid siin ärimudelis,
et ütleme nii, et ega nendest investorraportitest ei lugenud välja, et see asi nii noateral on, et kui ka tuli see info, et me ei jõua intressi maksta, et siis oli vahetult tulnud ju teise kvartali tulemused ja mina vaatasin neid tulemusi, erinevaid aruandeid, ma vaatasin, et peaks saama nagu intressi maksta, et või siis on maailm muutunud, aga ma ei lugenud välja või kuskil infot, et see raha ei ole kasutatav. Et ettevõte, kellel on 7 miljonit pangakontol, et see ei ole, ma võin öelda, ettevõtte pankroti tunnus. Aga kui sa seda kasutada ei saa, siis on muidugi asjad halvasti, et kuna on sellised tagatud laenudega lepingu tingimused. Ehk siis võib-olla see õppetund ongi see, et iduinvesteeringute puhul, miks neid ka riskantseks loetakse, see asi ei ole sinu juhitav, sinu kätes, eks ju, seal on nii palju ja võib-olla see õppetund oli ka see, et üks kapitalikiht ei tule teist päästma. Et kapitalism on ikkagi kapitalism ja igaüks on enda eest väljas, et ma tean ka asutajad proovisid siin, et elame nagu sõbralikult edasi ja püüame 3-4 kuud ja saame asjad joone peale tagasi, aga vastus oli sirge ei, et võib-olla see on ka üks hea õppetund, mida nagu kaasa võtta sellest. Kui sa juba iduinvesteeringute juurde tuli, Rahakrat, sinul oli mingisugune jama selle Amplerpikesiga. Mis õppetunni sa sellest kaasa võtsid? Alasti muuda, mis asi mul oli? Amplerpikesiga oli sul mingisugune probleem? Amplerpikes, jaa. Nojah, see tuli mul ka üks tundmatu Eesti investor, finantskorufee Madis.m soovitas seda. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, sest mina erinevalt Paavost, ma ei teinud juba kooli ajal kodutöid ja lihtsalt proovin nagu tihti õnne, et mis juhtub. Ega ma tegelikult ei ole ka nagu väga kurb nende asjade üle, sest et jah, need rahakaotused, see on nagu see hind, et tuleksid võidud. Et tegelikult, kui need on niimoodi tasakaalus, et jah, sa vahepeal raha kaotad, aga rohkem võidad. Ma saan aru, see kõlab praegu päris keeruliselt sinna, aga saalis on üsna arukas publik, võib-olla jõutakse mu mõtet jälgida, et kui sa vähem kaotad ja rohkem võidad, siis sa oled plussis. Ja ka see, et me ikkagi, me siin Paavoga me istume ju, me oleme ju vabaduses. Et see on ju ka hea näitaja. Ja ma meenutaks teile ka nüüd siin võib-olla mõtlete, et miks mul on kaasas kahvel. Selles mõttes hea mäluga investorid teavad, miks mul on kaasas kahvel. Kes mäletab, siis üks esimesi investeerimisfestivale, mis oli seal Kalju laval siis 1937, siis mina olin ka seal laval ja siis ma rääkisin teile, et valige nagu hoolega oma investeeringuid ja õigel investoril on alati kaasas kahvel. Ja sellepärast, et kui minna natuke kahtlasematesse avantüüridesse niimoodi sisse, siis sa enne mõtled, sa pead see kahvli, ma vaatan, kus mõned silmad on, siin, et sa vaatad läbi kahvli, siis mõtle, kas sa oled valmis nagu selle eluga, mis on trellide taga. Et sellised, need on tõed, mis kehtivad nagu, need on põlvkondade ülesed tõed. Nii et see kodutöö võib olla lihtsalt, et kahvel on kaasas. Väga hea, et sa sellise õppetunni meile andsid. Aga sinu portfelli kirjutatakse samamoodi, vähemalt sa ise väidad netoportfelli 7 numbriga. Tavaliselt öeldakse, kui number juba üle miljoni läheb, et siis hakatakse selliseid igavaid varaklasse vaatama, mingisugune hoiused, mingid võlakirjad, eriti veel riigi võlakirjad, et kuidas sinuga on, et või pluss tegi liiga palju valu sulle? Ei, mul on ka neid igavaid asju. Ma ei tea, minust on ju ka rikkamaid mehi. Mina ise arvan, eks see Planet näiteks, loomulikult see oli üles ehitatud nagu ilmselt minu vastu, et tõmmatage mind alla poole. Sest kardetakse, et ma lihtsalt jõuan kõigist ette, siis sa pead viskama nagu kive inimeste ette. Aga on minust rikkam mees, kes siin laval ka käis, näiteks Raivo Hein. Ja kui vaadata teda, siis tema on liikunud nagu veel kaitsvamatesse positsioonidesse, mitte lihtsalt võlakirjadesse, aga ka nagu säästmisesse. Ja tema Planeti kadu on muidugi väike, ta säästab selle paari kuuga ära, sest tema saab kohvikust tellida lastepraadi, keegi vaata imelikult. Sa tellid need, mis need rõõmsad põrsa jalakesed on, need on pool odavamad kui suurte praed. Et neid kaotusi niimoodi tasa teha, need käivad rikastel kiiremini, need käivad, see on täitsa teine maailm, jah, et mina küll ma jõuan sinna ka. Seal see 7-kohaline portfell, mul ta nüüd korraks võib-olla enam ei ole, aga mina ei ole küll väga Peale Planetit ei ole või? Turvaliselt lendama hakanud. Peale Planetit ei ole enam 7-kohaline või?
no nüüd korraks vist kukub alla, aga hästi väheke, et tegelikult ta läheb kohe sinna üle milli tagasi. Seoses investeerimisega tahaks ma ühe sellise koha juurde võtta, mis võib tekitada päris palju vigu ja nagu praktika näitab vist ka tekitab, on see finfluentsimine ehk et eetika ja kõik see, mis siia juurde käib. Paavo, kuidas sina tunned ennast nii-öelda selles finfluenceri rollis, et pead sa midagi natuke teistmoodi ka tegema? No, minu jaoks on nagu see olnud, et minu kirg on nagu see, et inimesi mõtlema õpetada. Et nagu ma olen ka siin Äripäeva toimetusele tagasisidet andnud, et kui ka küsida mingi finantsinstrumendi kohta, et kui keegi ütleb, et ma ei investeeri, et siis oleks tegelikult vaja aru saada, et miks ta seda ei tee. Et kas ta ei tee ta sellepärast, et see finantsinstrument ei sobi hetkel tema strateegiaga, aga kellelgi teisel võib-olla sobiks, et võib-olla on selline konservatiivsema investori võimaluse. Või siis tõesti on sellel instrumendil endal midagi viga, et just tuua seda mõtteselgust, et anda piisavalt infot, anda piisavalt vaateid, mida näiteks OTR hästi teeb, et inimene langetaks ise selle otsuse. Ja selles mõttes ma arvan, et see Planeti juhtum oli ka väga hea, et arvestades neid sadu inimesi, kes ikkagi kokkuvõttes sinna raha paigutasid. Et ma usun, et kriitilise mõtlemise võimekus vähemalt mõneks ajaks tõuseb. Enne kui raha kuskil investeeritakse, et siis kaalutakse läbi, miks tehakse, kuidas riske maandatakse ja nii edasi. Rahakrat, kuidas sinuga on? Mul on tunne, et sina ei julge oma näo ja nimega mingisugust vastutust võtta oma sõnade eest või kardad sa Finantsinspektsiooni koputust? Ei karda, et eks siin ma kardan nagu Maksuametit rohkem, kes ka just kusjuures koputas mulle jaanuaris. Et päris siuke ebameeldiv, selline külm koputus nagu Rehepapi raamatust, et nagu surm koputab uksele. Ei karda, see finfluentsimise teema, ükskõik, kas seda ju näidata oma näoga või mitte, et tegelikult see, mida mina ja ka teised ju püüame näidata, see ei ole ju see, et osta seda konkreetset aktsiat või pane Haagenisse või Amplerisse või kuskil raha, vaid pigem näidata sellist üldist käitumismudelit, et seda võiks teha, et sa oma raha lihtsalt nagu kõik ära ei kulutaks. Ma ei tea, minu jaoks see pilt on suurem ja siis kuidagi need konkreetsed teod on nagu tõestused, et näed, mina teen ka. Sest mulle tuleb postkasti, tõesti, viimati oli isegi täna hommikul, et küsimus, et mis ma arvan Tallinkist ja kas ma soovitan seda osta. No ma ei tea, kas ma soovitan, ma ei tea ju, miks sa tahaks seda osta või mitte osta, et mul pole õrna aimugi. Ja sellistele küsimustele ma ka mitte kunagi ei vasta. Ja see, mida mina teen, tõesti ükskõik, et kas seal, ma olen ju selles mõttes oma näoga, et vaata, ma investeerin silm ka ei pilgu, isegi täna siin laval, tuima näoga vaatan, võtan oma kaotused vastu, võtan oma need finantsmunapiiksud vastu, mis ma saan, ja teen nagu edasi, et siin tuleks nagu natukene eristada ka seda, et see influencer, üks asi on see, et ta tutvustab seda maailma. Ja siis teine asi, mida meile nagu peale pannakse, on see, et näidatakse konkreetseid tehinguid, aga kuidagi me peame ju tõestama, et me ise oleme ka nagu selles mängus osalised. Et kui ma lihtsalt hakkaksin kirjutama, et iga kuu kirjutan postituse, et investeerige, sest see teeb teile elu paremaks. Ma võin seda teha. Võib-olla see teema tõstatuse juures oli lihtsalt see, et alati kui on tegu sisuturundusega, et see tuleks ka välja või on tegu isikliku arvamusega, et see on nagu, et oleks nagu eristatavad. Väga hea point. Räägiks natuke ka krüptost, sest krüpto on alati see koht, kus võib-olla ka algajad ja vähem kogenumad natuke libastuvad. Kristjan Liivamägi on öelnud, et krüpto on, sellele kehtib selline suurema lolli teooria. Rahakrat, sina nagu ostad kogu aeg seda Bitcoini, et kas sa oled siis see loll, kes teiste Bitcoinid ära ostab? Ma tahtsin öelda, et väga meeldiv võrdlus, et Kristjan Liivamägi ütles, et krüpto on lollide. Rahakrat, kuidas sina siis? Mulle helistas kusjuures eelmine nädal üks sõber, ütles, et tead, et läksin prügi välja viima ja siis meenusid sina ja küsin, et kuidas sul läheb. See oli praegu sama siuke ilus. Võib-olla jaa, ka mina ostan seda Bitcoini vahepeal, siin olen müünud, ostan. Mul oli kunagi au intervjueerida Rain Rannut mingisuguses olukorras, mingis podcastis ja
siis me seal rääkisime ja tema ütles, et tema ka ostab Bitcoini, sest see on ainus krüpto, kus ta teab, et taga on mingid suured valemid ja mingi selline, ma ütlen, et seda nüüd tsitaadina keegi kuskil ei pane, sest Rain ei räägi, et seal on mingid suured valemid või midagi. Et see jutt oli palju konkreetsem, aga minu kõrvu jäi see, et see Bitcoin kui mingi lahenduse tehnoloogia võiks olla küll rohkemat kui lihtsalt coin. Sa helistad Rainile või? Mõtlesin head, vaatame, mis on tõsi taga. Jah, et ma ei tea, minul on ka see mingi osa sellist, et jääks nagu mängu ilu, nagu öeldakse selline gamble money on, et mingi raha, millega sa otsidki nagu põnevust ja kaevadki siis välja neid avantüüre, millega siis saab tulla siia lavale ja investeerimisvigadest rääkida. Mulle sellega seoses meeldub, et võib-olla üks, mis siia samasse paneeli sobib, et ma ei tea, paljud mäletavad, et kunagi oli ikka change'i token CNG või tuleb kellelgi meelde. Et mõni käsi tõusis, et mina mäleta, kas see oli vist 4 aastat tagasi või millal see üle käis või sa mäletad. Aga sellega oli lihtsalt see nipp, et seda sai Bitcoinidest osta, et ma enne pidid eurot seal äpis Bitcoiniks tegema ja siis said osta, aga selle tokeniga nagu hästi ei läinud, sest seal ühel hetkel vajus emotsioon välja ennem, kui ma sellest aru sain. Aga mul jäi sinna 0, midagi Bitcoini, mida ma nüüd detsembris maha müüsin, et see oli selles mõttes positiivne, et ma selle sinna unustasin. Ma vaatan, et meie aeg tiksub ime kiiresti ja heas seltskonnas lähebki nagu aeg väga kiiresti. Ma ei saa kasutamata jätta võimalust. Rahakratt, mis peaks juhtuma? Millisel äripäeva üritusel sa oma maski maha võtad? Eks see varsti ma usun, et juhtub, sest põhjusteks seal isegi ei ole vahet. Ma ei tea veel, kas ma just äripäeva üritusel see maha võtan. Aga ma tahtsin seda lõppu öelda, et ma vahepeal siin guugeldasin, otsisin üles üks suur mõtleja ja meie aja nagu üks suurimaid filosoofe. Brigitte Susanne Hunt ütles, et Paavo, see kehtib nüüd sulle ka, et ma näitan, et me ei võitnud seda aasta investori tiitlit, me oleme siin selles aasta investori lava peal, aga nagu BSA ütles, ma näitan, võit olekski olnud sel aastal ebaõiglane. Et mina võtaksin oma selle või siis 2024 investeerimisaasta kokku täpselt samamoodi, et võit oleks olnud nagu ebaõiglane. Ma tegelikult hea meelega võtaks saalist ühe küsimuse, et näitaks Rahakratile, et kuidas oma näo ja nimega julgeks vastutused võtta ja seda viga mitte teha. Et järsku meil on huvilisi, kes tahaks ühte küsimust küsida. Käsi ruttu püsti, ruttu. Jookseb meil mikrofon ka kuhugi. Ma ei näe siit, siin on tuli paistab silma. On küsimusi, ei ole? No kuidas nii? Inimesed on sõnatud, ma saan aru. Rahakratt, mis on uue aasta vead plaanitud 2025? Ma kuulen, et naerdakse ja ma kuulsin enda nime, et minule naerdakse, aga mis see küsimus oli? Et mis sa plaanid sellel aastal, millised vead teha, et jälle midagi uut õppida? Tahaks lihtsalt teada jaos, siis teaks, mida mitte teha. Ütlen ikka, et siia lavas minu selja taga on mingid asjad, mis undavad, et hästi kehv koht. Kas võite siit lavalt korrata küsimust? Järsku ütled veel kõvema häälega, sest ega mina ka väga ei kuulnud, sorry. Nii, proovin uuesti. Ma tahaks teada, milliseid vigu plaanib Rahakratt uuel aastal teha? Enda peaga kavatsen investeerimist jätkata. Ma arvan, et siin me tõmbamegi otsad kokku ja suur aitäh, Paavo ja Rahakratt!